Tere tagasi! Selles videos teeme sissejuhatuse Taluxi keskkonda. Näitame, kuidas Taluxi kasutajaks registreerida. Taluxi tasuta versiooni kasutame. Tasuta versiooni puhul on võimalik teil üles seada 3 erinevat projekti. Ning Taluxi puhul tasub tähele panna või meeles pidada seda, et see rakendus vajab sujuvaks kasutamiseks internetti. Näitame, kuidas moodi seal keskkonnas projekte ette valmistada, kuidas laadida üles teie projekti mudeleid, kuidas mudeleid joonistega kombineerida, mis minu arvates on väga oluline ning väga hea funktsionaalsus, mida Talux võimaldab. Taluxi keskkond, nagu ennem mainitud, on kasutatav nii veebis kui ka nutiseadmete rakenduses. Näitame ka nutiseadmete rakenduste funktsionaalsuseid. Ning lõpuks tutvustame ka konkreetseid tööriistu, mida Talux endas sisaldab. Kus saab alustada? Talux.com tuleb sisestada veebibrauserisse ning teile avaneb Taluxi avakuva. Nagu ennem mainisime, kasutame meie vabavaralist tarkvara Talux BIM Viewer. Sellele klõpsates tuleb ette pilt, mis ütleb, et tasuta tarkvara kasutamiseks tuleb teha endale konto ehk registreerida ennast. Seda saab teha Try Now nuppu klõpsates. Teile tuleb nähtavale vorm, mis tuleb täita. Eesnimi, perekonnanimi, ettevõtte, soovitud keel. Eesti keelt kahjuks veel ei ole. Mina valin inglise keele ning valida endale sobilik parool. Ning kui vorm on täidetud, klõpsata nuppu Sign Up ning teie emailile tuleb kiri, kus peate kinnitama oma soovi Taluxit kasutada. Täiesti tavapärane protsess nagu iga teise veebikasutaja konto tegemine. Kui olete oma konto kinnitanud, aktiveerinud, siis on teil võimalus logida sisse Talux keskkonda. Login ning teile avaneb aken, kus saate kirjutada oma meiliaadressi ning sisestada parooli, mille te just eelmises aknas ise enda jaoks sobiliku valisite. Võite kirjutada klõpsataga Remember Me, kui soovite, et kui te kasutate rakendust enda arvutis ja soovite, et arvuti jätaks meelde teie kasutaja ja parooli. Vajutades Enter, logib arvuti teid Talux keskkonda sisse. Alustuseks pakub Talux vaadata videot, kasutusjuhendit, kui soovite, saate seda teha. Oluline info, mis ennem mainimata jäi, on see, et Talux on saadaval nii Androidile, iPhone'ile, iPadile kui ka Windowsi seadmetele. Videot me praegu vaatama ei hakka. Meile sisse logides avaneb selline vaade ning projekti, kui tahate näha, millistesse projektidesse teid kaasatud on, siis siin üleval klõpsates näete projekte. Kõikidel Taluxi kasutajatel on võimalik vaadata Taluxi näidisprojekti ning kõikidel teil on võimalik teha enda uus projekt. Klõpsates nupule New Project.
ning seda ma teile praegu näitangi, kuidas seda kõige kiiremini ja lihtsamalt teha. Ilmub aken New Project ja meie valime taluks BIM Viewer funktsionaalsuse. Peame andma projektile nime. Projektiks antud juhul kasutan ma Maleva 18 korterelamut, mis on täiesti tavaline 5-kordne korterelamu. Seda hakatakse Tallinnas kohe ehitama. Ja selle projekti on koostanud projektibüroo Esplan OÜ. Valime keele, valime mõõttühikute süsteemi, meil tavaline meetermõõdustik, aktsepteerime kasutaja tingimused ning create project. Ja taluks võtab endale hetke aega projekti üles seada. Taaskord õppevideo, jätame selle vahele, asume kohe asja kallale. Nüüd on meil aktiivne projekt Maleva 18 ning nagu enamikes tarkvarades tööjärjekord töölaual hakkab pihta vasakult ja liigub paremale. Kuna meil siin ühtegi faili näha ei ole, peamegi vasakult alustama, upload ehk laadima üles mingisugused mudelid ja võimalik, et ka joonised, mida me soovime kasutada ja kasutatavaks teha kõikidele enda projektis osalevatele inimestele. Klõpsame upload ja valime enda arvutist sobiva kausta, kus kohast tahame mudelit üles laadida. Nagu mainitud, Maleva 18 ning projekti kausta puus on mul kaust BIM, kus on olemas erinevate distsipliinide osamudelid ehk arhitektuurne mudel, ehituskonstruktsiooni mudel, elektriosa-mudel, kütteventilatsiooni mudel, sisearhitektuuri mudel ja vee- ja kanalisatsiooni varustuse mudel. Soovin teha koondmudelit ning laadida kõik need mudelid endale taluks sisse ülesse. Avaneb keskkond, kus ma saan joonistele anda nime ja anda lisaks veel ka numbri. Mina seda hetkel teha ei soovi, sellepärast et failide nimedes on juba minu jaoks piisav info antud. Mul on teada, kas tegemist on arhitektuurse, konstruktiivse, elektri või mingi muu distsipliini mudeliga ning numbrit ma ka antud hetkel ei soovi panna. Kui teil on see millegipärast vajalik, siis siin on seda võimalik teha. Failitüüpi ta hetkel valida ei luba, sellepärast et ta saab ise aru, et tegemist on mudeli failidega. Ning klõpsame upload. Tarkvara võtab endale hetke aega. Nii, arvuti on mudelid ilusasti üles laadinud ning teile on avakuvale tekkinud selline vaade. Kui te mudelid üles laadite, siis tasub teada seda, et peale mudelite üleslaadimist 3D vaade, mida näha soovides tuleb teil klõpsata siia, ei ole kättesaadav kohe vahetult peale mudelite üleslaadimist. Taluksi server võtab endale hetke aega, et mudelid enda süsteemi jaoks ära optimeerida ja üles seada. See on vajalik sellepärast, et see mudel ilusasti teie nutiseadmes kiirelt ja sujuvalt jookseks. See võib võtta aega mõned minutid, võib-olla ka mõned tunnid suuremate objektide puhul. Igal juhul seda tasub arvestada ja ka peale iga mudeli
uuendamist või uue mudeli üleslaadimist, see protsess kordub. Lühidalt on meil näha siin väike õpetus, väike ülevaade projektist. Meil on näha, millised BIM-failid ehk millised IFC mudelid meil on siia üles laaditud ja siia tekivad joonised, kui me joonised üles laadime. Vahemärkusena ütlen, et Taluxi puhul on võimalik mudeleid üles laadida mitte ainult IFC formaadis, vaid võimalik mudeleid importida ka otse Revit projekteerimistarkvarast, aga see on selline spetsiifilisem lahendus ja kuna ehitusplatsil tavapäraselt Revitit ei kasutata, siis sellest me täna pikemalt ei räägi. Niikaua kui programm mudeleid optimeerib, jätkame oma tegevust korruste defineerimisega. Korrused tuleb defineerida sellepärast, et hiljem oleks nendega võimalik siduda jooniseid, ehk et esimese korruse plaan oleks võimalik siduda mudeli esimese korrusega, teise korruse plaan teise korrusega ja nii edasi. Korruste lisamiseks klõpsame Add Levels ja meile tekib selline vaade. Korruseid saab tekitada BIM-failist, ehk et tegelikult on ka IFC failis olemas korrused defineeritud juhul, kui see mudel on tehtud korrektselt. Meil on tegemist korrektse mudeliga, mis tähendab, et ma saan need korruse kõrgused võtta lihtsalt mudelist, valides enda jaoks sobivad. Kuna katust on siin topelt, siis võtame 17 meetri kõrguse alumise katuse kõrguse ja salvestame need. Kui on soov nimesid muuta, on teil see võimalus. Kui on millegipärast soov teha mingisuguseid enda spetsiifilisi korruse kõrguseid, seda võimalik teha siit, defineerides uue korruse. Mina valisin mudelist endale sobivad korrused, vajutan Save ning korrused siia tekivad. Järgmisena soovin ma ilmselt, et seda sama vaadet ja ka seda mudelit, mida praegu üles laaditakse, näeksid minu meeskonna liikmed. Meeskonna liikmeid saab lisada nupult Add Person. Klõpsates siia peale tuleb mul lihtsalt sisestada nimi. Soovin kutsuda Kauri. Sisestan emaili aadressi ning klõpsan OK. Juhul, kui kasutajal on juba Taluxi konto olemas, tuleb talle märgukiri ning ta saab projektiga ühineda. Kui ei ole kasutajat, tuleb samuti märgukiri viitega, kuidas kasutajat registreerida ning peale kasutaja registreerimist on antud emaili aadressi kasutajal võimalus näha selle projekti materjale. Samuti on võimalik siin defineerida firma ja kas anda õiguseid, administraatori õiguseid kutsutavale isikule või mitte. Antud juhul annan. Ja vajutades nuppu Add kutsutakse Kaur projekti liikmeks. Seda, kas kutsutud inimesed on sinu kutsele reageerinud, seda on näha siin. Kui on nimi oranž ja kiri not active, tähendab, et kutsutud inimene ei ole veel reageerinud. Kui ta muutub mustaks,
siis järelikult on kutsutud inimene sinu projektiga ühinenud ja tal on ülevaade informatsioonist, ligipääs informatsioonile. Mis me veel näeme, on see, et jooniste osa on täiesti tühi. Et jooniseid lisada, klõpsame siia nupule Drawings. Taaskord tuttav nupp Upload ja valime, millised joonised me lisada tahame. Ütleme, et me tahame arhitektuurseid jooniseid DVG kujul, kusjuures Taluxisse on võimalik jooniseid üles laadida ka PDF kujul, mis on igati okei. Antud juhul mina valin DVG ja soovingi üles laadida korruste plaanid. Arhitektuursed korruste plaanid. Loomulikult võib siia laadida ja tihti ongi vajadus laadida ka näiteks eriosade plaanid, näiteks ka konstruktsiooniplaanid, aga seda saab igaüks ise teha, see protsess on analoogne ükskõik milliste jooniste puhul ning seda saate vastavalt vajadusele ise teha. Taaskord on aken, kus ma saan valida erinevaid seadeid. Programm saab ise aru, et tegemist on joonisega. DVG puhul küsib ta mõõtkava. Kasutame vaikimisi pakutavat mõõtkava. Kasutame värve. Distsipliini nime ma ei hakka siia kirjeldama, sellepärast et see on faili nimes nähtav. Aladistsipliini ka hetkel ei kirjelda, kui teil on see vajadus. Teil on võimalik seda teha siin. Joonise numbrit samuti kirjeldas, sest siia title'i alla ehk joonise nime all on tegelikult kogu see info olemas. Ja taaskord Upload. Programm võtab hetke aega, et jooniseid üles laadida. Nii, nüüd kui joonised on üles laaditud, tuleb nad siduda korrustega. Seda on võimalik teha kahest kohast, seda on võimalik teha jooniste alt ja seda on võimalik teha korruste ehk levelite alt. Ja kollased ja hüüumärgid ongi siin sellepärast, et nendel korrustel, millel on hüüumärgid külles, nendega pole seotud ühtegi joonist ja need joonised, mis on kollased hüüumärgiga, need ei ole seotud ühegi korrusega ehk et joonised ja korrused tuleb omavahel siduda. Hakkame pihta selguse mõttes esimesest korrusest ja valime välja, milline joonis esimese korrusega seotud on. Esimese korruse plaan. Okei. Ning selleks, et täpselt jooniseid omavahel kokku viia, on siin selline süsteem, et ma näen pilti joonisest ja ma näen pilti korrusest. Valin joonise pealt 2 punkti, mis tunduvad minu jaoks iseloomulikud. Mõtlen telgede A ja 1 ristumispunkti. Klõpsan siia peale, siia tekib A-täht ning võtan teisel pool maja otsa analoogse punkti. Siia tekib B. Nüüd valin ma mudeli vaatest täpselt need samad punktid. Võimalikult täpselt. Ning nüüd saame vaadata, kas mudel ja joonis klapivad omavahel.
minu arvates suhteliselt täpselt. Kui kombineerimise tulemus on minu jaoks igati rahuldav, siis vajutan ma okei. Kui ma ei ole siin nüüd päris hästi paika saanud, siis mul on alati võimalus seda jooni, mis ma siin defineerisin, natukene ringi liigutada. Aga näete, nagu ma seda siin liigutasin, jooksis mudeli ja joonise kattuvus paigast ära. Seega liigutame ta paika nii, nagu meile tundub korrektne ja vajutame okei. Ning nagu näha, esimese korruse joonis siia tekkis korrusega sidumise number ja korrusel 1 on olemas joonis. Tähendab seda, et tingimused on rahuldatud. Ja selliselt tuleb siduda järjest kõik korrused. Vahepeal on valmis saanud jooniste ja mudelite optimeerimine ning programm ütleb, et ta on valmis koondmudelit ehk et erinevate osamudelite kokkutõstmisel tekkinud mudelit avaldama kasutajatele, kes on siin aknas defineeritud. Ning mul on võimalik teha klõpsata siia peale publish now. Kui ma seda ei tee, siis muutused saavad avalikuks igal juhul 10 minuti jooksul, 9 minuti jooksul. Avaldan muudatused ning 3D aknale klõpsates esmasel kasutamisel laadib taluks alla ühe pisikese pistikprogrammi teile arvutisse, millega te mitte midagi tegema ei pea. See on lihtsalt programmile abiks. Ning iga kord 3D akent brauserist avades läheb käima teie arvutis siuke väikene programmijupp, millega saate koondmudelit vaadata.